Tere! Oleme siin me taas. Oleme siin ja vaadake, ei ole meil ei külalist, nagu oleks võinud ju täna olla ja ega. Ja meil ei ole ka Maarja-Anni. Ja meil ei ole Maarja-Anni. Jah, seekord taaskord sel põhjusel, et me ei suutnud leida aega, kus me oleme kõik koos. No põhimõtteliselt ja. Meie nagu näete, võib-olla loete juba siit taustalt, kes video vaatab, oleme ikka oma armsas kallis Lottemaa teemapargis. Täpselt niimoodi. Ja kui te küsite, miks? Ja. Sellepärast, et saabumas on ju jõuluhooaeg, ehk siis avatakse Lottemaa jõulumaa ning meie oleme mõlemad etendustes ning me lugesime täna etendusi ette ja vaatasime, kuidas need kõlavad. Jah, eks siis meil on proovihooaeg. Proovihooaeg, noh enne jõuluaeg hakkab siis prooviperiood, ehk siis me oleme prooviperioodis ja ma võin öelda, et ma olen nii rahul selle etenduse tekstiga, mida ma täna lugesin siis. Ja ma võin öelda, et ma olen täna 3 tundi maganud. Juhu! Ei, aga tegelikult selles mõttes, et meid Triinuga näeb Lottemaa jõulumaal. Tegelikult Maarjat näeb ka 2 päeva, tal küll ei ole etendust ja ta on grupipäevadel, ehk siis kui sa tuled tavakülastajana, siis sa Maarjat ei näe. Aga meid näeb Triinu Nikka Hubert. Ja, 26. alates on vist perepäevad, on ju? Ei, varem on ka. Või on varem, igatahes mina olen tööl 26. detsembrist kuni detsembri lõpuni ja siis 3., 4., 5. jaanuar. Ja mina olen ikka Pauliine aga mul ei ole Pauliinena etendust, vaid ma olen ka see jõulumaa lumememm. Lemme. Ehk siis see etendus on ka väga naljakas, nii et tulge vaatama ja mind näeb rohkem päevi kui Triinut. Ma küll ei oska praegu kuupäevaliselt öelda. No grupipäevad 12-13 hakkab või? No ja siis me lähme Triinuga vahepeal ju Pariisi ja siis me ei saa kumbki olla tööl. Ja siis peale seda ma tulen tagasi. Me teeme tööd, aga me teeme mujal. Ja, ma olen terve detsembri. Jah, mina ei ole. Ma töötan välja arvatud Pariisi päevad. Jah. Mul on tööpäevad veel koolimajas ja nii edasi, et jõulupidu ajab jõulupidu taga ja nii edasi. Ja Pariisis me lähme ka jõulupeole. Jah, me lähme Pariisi jõulupeole. Laupäeval peaks välja minema, vaatama Pariisi klubid üle. Me jõuamegi laupäeval sinna ju. Väga hea, otse lennujaamast. Kohvriga. Ja tegelikult me jõuame nii vara, et meil on aega küll seal otsida välja parimad panad. Me jõuame ikkagi suht vara hommikul, kui me lähme kella 5 lennukiga. Ja, me läheme ikka vara hommikul. Me läheme vara hommikul, jah. Aga nii, avame mullinukese. Triinu ei jaksanud rohkem tassida, sellepärast meil ongi täna siin 3 tükki. Mul ei mahtunud sinna kasti lihtsalt rohkem neid ära. Sellesse kasti siis, kus mul on need juhtmed. Vedasin neid juhtmetega koos, nii ei tohi öelda, aga nii ma tegin. Oota, ma lihtsalt kuulen ise ennast nii kõvasti, et ma panen ennast natuke vaiksemaks. Väga hästi. No nii, Ketlin kui vilunud paaridaam teeb nüüd oma vilunud liigutused. Ma isegi ei tööta paaris. Aga see vastu ta hakkab DJ-ks. Ja. Teate, mis mina ostsin endale oktoobris DJ pulli, DJ controlleri ja nüüd ma kodus väga vähe, sest mul ei ole aega, aga üritan rohkem DJ-da. Mul on väga lõbus kodus ja Triinul on ka, sest ma videokõnes helistan talle. Ja, Keits helistab mulle. Ta on hommikul esimene inimene, kes mulle helistab. Lõunal ainus inimene, kes mulle helistab. Ja õhtul enne magama minekut ma näen, kuidas videokõnes Keits oma DJ puldiga ja nagu on ju hea muusika. Oota nüüd, kuula, aga ma ei kuule, mida sa räägid. Ja siis nii see on. Vähemalt on õhtud sisustatud muusikaga.
noh, kuna tulemas on ju tantsupidu. tulemas on tantsupidu, tulemas on, küll me praegu oleme siin Lottemaal, aga ma ütlen, me toome mulinad peo varsti Hiiumaale. Küll me välja mõtleme kuhu, aga võib-olla ülemalt poolt keegi kuuleb midagi. Esimese tore on see, et sa ütled, et me toome selle Hiiumaale, meid kuulevadki ainult hiidlased. aga me lähme teeme tuuri. Ma ei tea, mida mina seal kõrval küll teen. Ma olen lihtsalt nagu see mingisugune turvamees. No mulle meeldivad need hype DJ'd ja siis sa oled see, kes on seal mingi lava peal kõrval täiega ja karjub mikrisse vahepeal asju ja. Olgu, jah, ma pean need lainid pähe õppima, siis mida öelda. Vot, aga igatahes valame siis selle maitsva 0-promillise mulinakese välja ja saame taas aru, et see on ikka üks maitsev jook. Ma ei tea, ma panen selle siia. Noh, ilus ju. Aga lööme siis kokku selle osa terviseks, mis see on 23. osa või? Ma ei tea, ma ei pea järgi. Aga 23. jah. Ja aga selle, lööme kokku ja. Aga sellesse aastasse mahubki rohkem osasid kui 24. Jah. Vaatasin ma ikka päris mitu, tuleb päris mitu. Nii on. Aga uue aasta plaanidest räägime teile tulevastes osades. Ja uue aasta plaanid meil on veel tegemata. On 50-50, on 2 valikut, aga nendest räägime. Mis valikud meil on? Oota, me ei räägi ju siin praegu. Me oleme arutanud. Ma olen nii nutivaba inimene, ma küsin. Ei, see oli silmast silma Hiiumaal. Aga las see jääb praegu. Tas see praegu jääb, jah? Jah, kuna me ei hakka siin spoilima. No nii, aga meil oli tegelikult teema ka, millest rääkida täna ju. Mida? Meil tegelikult nagu ei olnud teemat. Ma räägin, et me tulime siia. Oli küll, me rääkisime just tüdrukute riietusruumis. Tüdrukute riietusruumis räägitakse alati kõige põnevamaid teemasid. Ja Kets rääkis, kuidas tema oli vaadanud uut Eesti filmi ja kuidas see teda kettasse ajas. Ja siis ma ütlesin, save it. Ära seda praegu räägi, et siis ma pärast kuulan huviga, sellepärast, et mina ei ole seda sama Eesti filmi veel näinud. No ma rääkisin seal tüdrukute ruumis ikka väga palju põnevaid jutte. Jah, ta rääkis palju põnevaid jutte. Ja me tegime väga põnevaid asju seal. Aga ma ei julge neid kahjuks siin rääkida, sest et ma võin saada kaasuseid. Kohtust võin kirju saada, kui ma avalikustan Eesti kuulsuste nimed. Mul nüüd tuli meelde. Aga ja mina vaatasin oktoobri lõpus ära filmi Elu ja armastus. Ma ei ole seda raamatut lugenud, nüüd ma tahaks lugeda, sellepärast, et minu jaoks see film läks nii ruttu ja ta lõppes nii järsku ja ma tahaks nüüd raamatut lugeda. Sest mul oli huvitav vaatamine ja ta vaikutas. Nii, igatahes. Ära vaata mind nii, nagu sa oleks nagu, Kets, mida sa teed? Ma ei mõelnud üldse seda, ma mõtlesin, millal sa edasi lähed. Seda ma mõtlesingi, et sa mõtled seda. Aga see oli nii haige. See on kohvimasin, mida te kuulete. Kui kuulete. Aga eks ei saanud kuulmata jääda. Aga see film on nii haige, sellepärast, et see pani mind mehi veel rohkem vihkama. Nani. Ketlin, meeste vihkaja. Aga see oli lihtsalt nii tuttav kõik. Aga mida ma ütlema pean selle kohta? Sa võid rääkida, kuidas sul see meeldis või miks see pani sind mehi vihkama? No me natuke teame, aga ka meie kuulajad on natuke teadlikud mingites asjades, aga mina ei ole seda filmi näinud, ma olen näinud treilerit. See tekitas minus huvi, aga ma ei julgenud hakata seda, ma ei tea, miks ma ei vajutanud seda, et ma hakkan seda vaatama ka. Ma ei teagi, mis see mind takistas. Ma vaatasin ära, sest mul emps vaatas ära ja ma ei käinud kinos vaatamas, see oli Go3-s ja siis ma Go3-st vaatasin. Ja TV-s on ka. Ja ei, mulle meeldis, ma räägin, et järsku lõppes ära, nagu kiiresti sai läbi ja no
lihtsalt Mait Malmsten mulle väga meeldib, aga ta tegi haiget seal sellele Irmale. ehk siis sulle ei meeldinud lihtsalt tema karakter filmis? No jaa, aga kui seda ei oleks seal olnud, siis see poleks olnud nagu, siis mul ei oleks huvitav olnud. Aga mul oli juba huvitav sellepärast, et see nagu kattus minu nagu eluga. Mitte nagu kõik sellest, ärge võtke sealt nagu mingeid asju, aga no jaa, aga üldiselt ongi nii ju, et filmid ja teatritükid ja raamatud, eks need lähevad meile ikka kõige rohkem korda siis, kui me oskame nagu samastuda. Ehk siis, kui sul tekib see mingi samastumise asi või siis vastupidi, mis ma enne korra mainisin ka, see Tagurpidi torni film. Ma ei tea, kas sa oled näinud? ei, ma vaatasin seda, aga ma lõpetasin selle vaatamise mingi suht kiiresti. Ja, no mina vaatasin seda ja ma rohkem ei taha näha. Aga ma ei ütle, et see halb film on. Ei, see on väga hea film. Aga see tekitas nii suurt vihatunnet, et ma ei taha seda teist korda vaadata. Seal on nagu lapsed, kes hakkavad siis üks vanamees kukub auku ja siis kuidas nad talle mingit sodi söödavad ja põhimõtteliselt väga halvasti käituvad. Ja kuidas tekib mingi saladuse taha mingisugune kuidas sul kaovad ära mingisugused nagu normaalsed tunded, see, et sa saaksid aru, et on olemas empaatia või et kellelgi teisel on paha või halb või kuidas nagu seda hoida, siis seal need 3 last vähemalt neist 4 olid sellist, et ma läksin kinos nii vihaseks, et ma mõtlesin, et ma tahaks minna läbi selle kinolina ja anda neile tappa nagu. Et ma reaalselt, mina nutsin seal filmis ja ma ütlen, et filmi vaadates ja ma võin öelda, et ta tekitas nii tugeva tunde, et ma tõesti, ma näen, et see tuleb, siis ma vaatan ruttu kanalit, sest ma ei taha seda õudust rohkem näha. Sellega seoses vihalajamisega nagu, ma ei tea, kas sa ilmselt pole kursis, mis selle naise nimi oli Kristiina Heinmets ja Aivar Aigro teemaga? Ei ole, aga valgusta meid. No kui on veel mõni, kes ei tea, nagu mina. Järsku üks hetk hakkasin nägema vaata ja põhimõtteliselt ma ei hakka mingit tervet case'i rääkima, sest et ma ei ole kindel, kui hästi ma nagu oskan nagu rääkida ja kui tõsi see on ja kui palju ma tean. Võib-olla seal on rohkem, ma ei tea, ma ei ole vaata süvenenud. Aga seal igatahes seal Kristiina, siis nad lahutasid. Ja siis oli niimoodi, et pojad jäid siis isaga ja tütar jäi emaga ja siis nad läksid mingi välismaale värki-särki ja siis nad tahtsidki nagu välismaale elama jääda, aga põhimõtteliselt seal tuli mingi teema, et a la see, et nad nagu läksid sinna välismaale, siis et see ema nii-öelda varastas lapse ära, on ju, ja pliibu-pliabu, võib-olla ma jään täielikult vale juttu praegu, aga ei, mina sain sellest teemast nii aru ja siis põhimõtteliselt kus see kõik algas, millest mina seda nagu nägin, oli see, et oli siis see video, kus oli lastekaitsepolitsei ja see Aivar siis tuli nagu tema pidi siis lapse võtma, et tema lapse nagu aeg on ju. Ja siis laps oli nagu, et ta ei taha, et ta tahab ema juures olla, vaata mingi karjub, nutab. Ja siis isa siis nagu hakkas nagu võtma teda. Ja siis kõik need mingid juristid või kes neil seal koha peal ka olid. No mingid tegelased. See on nagu, et ei, sa ei tohi nagu vägisi võtta, sa ei tohi puudutada mingi pliibu-plabu. Aga sellest juhtus nüüd niimoodi, et esiteks sellel hetkel nagu tõesti laps ja ema mõlemad karjusid. Laps lasi ennast täis, 10-aastane. Ja peale seda intsidenti võeti laps ära ja viidi turvakodusse või midagi ja niimoodi, et ema ei tohi enda lapsega kontaktis olla. Okei, kusjuures ma isegi mingid osad sellest jutust on mulle kuidagi tuttavad, et ma olen nagu isegi midagi nagu kuulnud, aga samas ma olen ka sarnaseid lugusid kuulnud. Veel on ju, kus küll sa abiellud välismaale põhimõtteliselt ja siis sa tahaksid tagasi Eestisse tulla, siis sa pead lapsed jätma umbes maha ja mingid sellist asjad. Aga siis oligi, et siis ta oli mingi niimoodi, ma ei tea, nädal kauem oligi nagu seal
nii-öelda seal ja keegi ei lasknud lapsega suhelda, siis Kristiina käis iga päev nagu oma seal, et käis seal nagu aia taga nagu vaatamas ja siis kui ta vaatas nagu nägi aknast, et nad mingid söövad, siis need kasvatajad tõmbasid kaardinad alla ja mitte mingit kontakti ja siis ta lõpuks see laps pidi isa juurde nagu minema peale seda. Ja ma ei tea, no minu arust on haige nagu talt esiteks või noh, sinult kui emalt juba on 2 last ära võetud ja sult võetakse 3. ka. No mina seda lugu ei tea, ma ei tea neid nagu selles mõttes inimesi, ma ei tea tegelikult täpselt seda situatsiooni, miks niimoodi käituti ja mis tehti. Aga see võib olla tegelikult nii positiivne kui ka negatiivne asi. Ei, oot. Nagu selles mõttes me ei tea tegelikult, mis seal mingid asjad võivad veel taustaks olla, on ju. No mulle tundub, et seal ei ole taustaks nagu mitte mingit sellist piisavat põhjust, et võtta emalt last ära, vaid seal on lihtsalt see, et Aivar Aigro on rikas mees ja mõtle, meedias ei ole kajastatud niimoodi seda teemat. Mingeid uudiseid ma olen näinud, aga väga üksikuid ja mitte nagu niimoodi võtta. Okei, noh, perekonnad ongi erinevad ja ma ei oska võtta seisukohta, sest ma ei ole nagu, ma ei tea seda tausta niimoodi. Ma ka tegelikult ei tea niimoodi, aga mul lihtsalt tundus, et seal nagu ei olnud põhjust, et võtta nagu ära. No eks see laste lahutamine vanematest on üldse siuke karm teema, on ju. Et nagu, kes see ütleb, kus on sellel lapsel parem, et kui ikkagi, noh, ma ei tea. Ma ei tea, vahepeal võib-olla ma rääkisin praegu täielikul umblud. Ja, aga sellest ei ole midagi. Ei ole umblu, aga nagu nii palju, kui mina olen aru saanud. Aga ses mõttes, et selliseid nagu juhtumeid ju, kus kas vanemalt võetakse 1 või 2 ära, noh, mina tean näiteks ühte last, kes oli kasuperes ja kes, noh, kasupere on siis noh, et samamoodi sind võetakse nagu lastekodust, sa lähed kasuperre, sa elad seal kasuperes. Ja minu arvates see on nii hirmus, kui sa võtad sealt lastekodust endale kasvatada mingiks ajaks, väikese lapse näiteks, ta on sinu juures, ütleme 2-3 aastat ja siis järsku selle lapse vanem, tema on kas tsüklist välja saanud või noh, käinud ravil ja siis ta on sul südames külge kasvanud ja siis sa pead ta nagu tagasi andma. Ja kui need on veel need eluaastad, et noh, ta tulebki mingi pooleteiseselt sinu perre, on ju, siis ta oled 2 aastat kasvatanud teda 3 aastat, on ju, siis ta on siuke 5,5, 6, varsti hakkab kooli minema, on ju, ja siis sa pead oma lapse tagasi, noh, pead ta ära andma, siis on täpselt see, et selle lapse jaoks on ka tegelikult tema see bioloogiline vanem ju ikkagi nagu võõras ja ma ei taha teada, kui palju stressi see võib tekitada ja ma mõtlen, et kui suur süda peab sellel inimesel olema, kes need lapsed endale võtab. Lihtsalt sellepärast, et isegi kui sa ei taha, nad kasvavad sul südame külge. Ei, no nad ikka kasvavad, sa oled ju iga päev nendega koos. Aga selles mõttes, et kui sa nagu noh, ma topin endale mikrit kogu aeg lihtsalt vastu huuli. No pole hullu. Aga et kui sa nagu noh, võtad selle, noh siis sa tead seda, et noh, ta üks hetk läheb ilmselt. Nojah, sa oled küll ette valmistunud, aga ikkagi, ma ei tea, mina võin öelda, et mina vist ei suudaks. See loobumine oleks nagu liiga suur. Eriti, noh, kui me räägime eriti veel nii väikestest. Noh, suurematega võib-olla, kui sa võtad nagu, noh, võtad 15-aastase on ju ja siis 17-selt pead tagasi andma, enne kui ta täiskasvanuks saab, on ju, siis noh, ta on sul küll südame küljes, aga seda on võib-olla lihtsam teha, kui siis, kui ta ongi see sama, et ta sul käputab ja sa pead olema nagu 24/7 temaga koos ja kogu aeg muretsema ja siis alguses jah, mingid siuksed asjad. See on täiesti sama asi nagu koeraga. Ma vahepeal olen hoidnud ühte koera ja siis noh, ma tahaks endale koera, aga ma ei saa. No ma lihtsalt ei saa, mul ei ole aega. Aga ma väga tahaks. Ja siis ma vahepeal hoian ühte koera. Ja siis ja need korrad, kui ma olen hoidnud koera, ma olen nagu näinud selliseid asju, et kõnnin on ja mingi koeraga ringi ja ülihea, tahate mehi saada,
tahate naisi saada, võtke endal koer, kõndige lihtsalt tänava peal, kõik nad tulevad naeratades, viskavad vinki, kõik on lihtsalt ülisõbralikud ja ma lihtsalt lõpetan selle eelmise mõtte ära. Sellepärast, et ma alustasin, et ma tean ühte peret, on ju. Seal oligi niimoodi, et võeti see väike laps, on ju, mitu tükki, rohkem kui üks laps, sest nad olid õde ja vend. Ja siis nad kasvasid seal peres 3 aastat. Siis nad, ema tuli tsüklist välja, tuligi, on ju. Ja pärast nüüd ma kuulsin, et lapsed pidid olema taas lastekodus. Sellepärast, et ikkagi ei saanud oma hädast lahti. Olgu, aga lähme nüüd parematele teemadele. Koerad on tõesti väga tored. Seoses selle sõnaga peret. Mul millalgi, mul lihtsalt tuli praegu meelde. Lugesin siis Facebookis tuli, et otsime peret. On ju? Otsime pere. Peret või? Nii, las ma nüüd räägingi. Oligi suurelt, ma ei tea, mis asutus oli vaata või ilmselt mingi, kellelgi oli vaata vaja, on ju. Ma ei tea. Igatahes otsime peret oli suurelt kirjas ja siis oli kirjeldus, on ju. Aga see otsime peret, ma olin kohe nagu, et issand, aga see pidi olema mingi nagu suur nii-öelda ettevõte või asutus, sellepärast ma olin kohe, et mis te kirjaveaga nagu nii suurelt vaata kirjutate. Ja siis minu arust ma vaatasin nagu äkist järgi ja ongi peret. Kuigi mina paneks otsime pere. Aga samas ta on loogiline sellepärast, et mul on pere ja siis ma panen ta mida peret ikkagi ju. Ma paneks pere. No jah, see läheb vist sinna, jah. Mul lihtsalt tuli praegu meelde, kuidas Hans Christian meil kommenteeris, et iga kord te lähete kaklema mingite suguste sõnade peale, aga ma saan aru, mina vist ütleks ka peret. Me kakleme, arutleme. Eesti keel on lihtsalt nii ilus keel. Nii põnev. Ja täpselt see sama, et kuidas me maakonniti kõik erinevalt räägime ja isegi nagu üldse nagu mõtlesin, et peaks minema sinna Tartumaale ja Põlva kanti ja kuulama, kuidas need seal räägivad. Aga kõnelevad. Selle vihaga nagu, mis see enne oli, igatahes see Kristiina teema on ju. Yeah. Aga üks asi veel Facebookist lugesin. Üks ema siis kirjutas ja täiesti kohutav, nagu seal oligi mingi tekst ja screenshotid nagu mingi noorte inimeste nagu Snapchatist, kuidas nagu noored kiusavad. Nagu noored kiusavad, lihtsalt see oli täiesti õudne. Ma lugesin neid chatte ja nagu... Kas nad kiusavad nagu oma vanuseid? Ja nagu oma vanuseid, oma klassist ühte tüdrukut oli seal, siis tüdruk lihtsalt on nagu... oli lokkis juustega ja nagu veits suurema kondiga vaata. Ja siis lihtsalt need samad noored nagu... esiteks panevadki seal, et mis sul on mingi mopp peas on ju, peale mis siis kommentaarides oli, et teised inimesed nagu kommenteerisid, et issand, tal on ju nii ilusad lokkis juuksed, vaata, siis see ema oli nagu, et ja seda minagi, et ma teeks kõik, et mul oleks juuksed juuksed, aga kui nad emale öeldakse nüüd mopp, siis ta sirgendab oma juukseid, vaata. Nagu noored, täiesti noored. Appi, kui nõmedad. Aga noor sa pead ikkagi sinna 3.-4. klass või? 9-10-11 või äkki mingi 5. Ma ei mäleta niimoodi. 13 umbes. Aga jah, või 4-5 midagi sellest. 13 on 7 äkki või? Oota. 7-8. Aga ja siis ütleme mingi paks lehm ja kõik värgid ja mingid suur laupet ja siis, mis nad veel tegid, oli see, et nad leidsid selle tüdruku nagu ema ja saatsid siis tema emast nagu pildi sinna chatti ja emal nagu oli ka nagu siuksem suurem laup, vaata. Ja siis nad lihtsalt nagu
kirjutasid sinna mingi siuksed asju, et mul mahuks 2 kätt nagu selle lauba nagu peale, vaata, mu 2 kätt on ka väiksemad kui see laup ja et issand, ema on siuke täiesti nagu kõik oli täiesti õudne. Ma mõtlesin, mis nende noorte peas toimub, nagu nii kohutav. Ma vihkan sellist asja. Nad pole vist kuulnud seda, et kõrge laup on tarkuse tähis. Nagu, no ma ei salli sellist asja, mis nagu nagu ma olen hästi selles mõttes sinuga ühes paadis, sest ma kaklen selle sama kiusamisega iga päev ja meil alles oli arenguvestlus, kus küsiti seda, et noh, oli lihtsalt see küsimus ka umbes, et mis sa tunned, et teie piirkonnas nagu on pahasti. Ja siis ma ütlesin, et no üldiselt meil on kõik hästi nagu meie piirkonnas, meie noortega, aga et järjest rohkem mulle jääb silma ja hakkab kõrva kiusamine ja kiusamine just selles nagu kõige halvemas mõttes, et tunnis ka nagu suudetakse tuua terve pere umbes sisse ja öelda, kui nõme või milline ta on ju, sest peale selle, et noh, mida sa siin üldse teed või sina hoia suu kinni või sa oled, noh, taun on täiesti tavaline sõna, mida nad, kelleks nad üksteist sõimavad, on ju. Et ma ütlen, et saaks kuidagi seda kiusamist ära hoida, siis oleks jube tore, et noh, on igasuguseid programme, mida tehakse ju koolilastele, need sama kiusamisvaba kool ja mingid igasugused asjad on ju. Ma ei ütle, et need ei tööta, aga samas ma olen palju näinud ka seda, kus ongi see kiusamisvaba teema koolis sees, aga tegelikult kiusatakse küll edasi lihtsalt nurga taga, on ju. Et noh, mis ma kujutan ette, et aga mis asi nendega töötaks nagu ma just tahtsin jõuda selleni, et eelmisel aastal ma käisin jällegi seal vaimse tervise koolitusel, kus räägiti, ma ei tea, ma ei mäleta, mis programm see oli, aga kus on niimoodi, et sa lähed kuskile metsa terve klassiga, et kui sul klassis sees on mingisugused pinged on ju, et õpilased ei saa omavahel läbi või sa võid ka minna kollektiiviga, kui kollektiivil on need pinged on ju sees, et lähed sinna põhimõtteliselt ellujäämislaagrisse on ju, ja sa hakkadki õppima usaldama üksteist ja vaata, kui sa oled pidanud ikkagi mingid rasked asjad teistega koos läbi elama, siis ega sa siis enam nagu niimoodi ei käitu. No see on täpselt see, mis ma ka olen öelnud, et kui ma ütlen sulle jube hästi, siis sul on ikka väga raske mulle kogu aeg halvasti öelda ju. Aga noh, seal nad teevad tõesti, peavad ronima mingitest võrkudest üle ja aitama üksteist ja nad ei saa läbi, kui kogu meeskond ei saa ja meeskonna koolitus nagu. Aga ma leidsin selle üles, ma võin selle äkki ette lugeda lihtsalt sellepärast, et see teema ajab mega marru ja siin on hashtag ei koolikiusule. Ja, no nii. Põhimõtteliselt siis see ema postitas, no tal on siin edit on ju, kus ta ütleski, et nüüd võeti ka mind nende laste poolt arutellu Snapchatis, lisan ka fotod, need lapsed on täiesti süüdimatud, mu laps lubati läbi peksta sellepärast, et ta mulle sellest rääkida julges. Nii. Kui ma täna sain selle pildi enda tütrelt, varises mu maailm kokku. Ma poleks iial uskunud, et lapsed võivad nii kohutavalt õelad olla. Mäletan enda kooliajast, kuidas mind kiusati nii vaimselt kui füüsiliselt, see oli aasta 2005+. See on jätnud siiani jälje ja tagantjärgi mõeldes tulevad külmavärinad peale. Olin minagi teistmoodi laps. Jah, mu laps on võib-olla natukene suurem kui teised tema vanused. Tal on loomulikult imeilusad lokid peas, tänu millele ta tundub teistele mopina. Ta ongi teistmoodi. Ta on minu tütard, on imeline laps, iga laps on isemoodi, meist keegi ei ole sama. Mu laps ei saa käia huviringides, kuna seal on lapsi, kes teda kiusavad ja narrivad. Ta ei saa käia kooliväliselt väljas, kuna seal on lapsi, kes teda kiusavad ja narrivad. Ta ei saa kasutada ka sotsiaalmeediat nagu tavapärane laps, kuna ka seal on lapsi, kes teda kiusavad ja narrivad. Ma tõesti poleks iial uskunud, et lapsed on nii õelad. Koolikius peab lõppema, see ei ole normaalne. Lapse pisarad on maailma valusaimad. See tunne, kui sa tead, et su last kiusatakse koolis ja veel nii karmilt, see on nii kohutavalt valus. Varem või hiljem lõpeb selline asja halvasti, kes iganes poolele siis. Ja siis siin ongi nagu screenshotid Snapchatist, kus on siis pandud, et Cassandra, sa oled mingi 64 kilo, kuigi sa 150 sentimeetrit pikk, rohkem kilo. Sa oled nagu paks lihapall, kui hüpped ringi, tuleb Aasiast tsunami. Sul peas üks suur mopp, mängid kõvat venda, aga kui keegi sinu kohta ütleb,
midagi, siis lähed koju pillima, sa paks siga, sul mingi väga suur laup ja väga suur hälvepaks lehm. Nii haige ja siis siin on nagu vennad ütlevad, et ta on paksem kui paks Margareeta, see Tallinna, see maja. Ja ja siis mingi ropendavad, saad aru, need lapsed ropendavad ja mingi pliibu-laabu peeglisse, sa oled mingi 100-tonnine IKEA grillitud lihapall, vaatab peeglisse, paks hoor ütlevad ka, saad aru või? Veits palju arvad endast, mitte keegi taha sinuga suhelda, sa oled mingi ilge taun, sina oled see probleem ka. Laps on kodupeegel. Aga tead, alati see Alati pruugi ei ole, nii, jah. sellepärast, et Tegelikult ma kui olen sa nõus. võtad nagu, näiteks on pere ja on 2 last, vaata. Üks laps on ühtemoodi ja teine on teistmoodi. täiesti nagu viienine, kõik tore värgid, särgid ja teine nagu täiesti pöörane. Ei, ma olen tegelikult selles nõus ja ma, noh, mingeid asju nad kindlasti peegeldavad. Selles mõttes ma ei saa öelda, et see lause ei ole õige, et laps on kodupeegel. Aga vot mind ajavad ka sellised asjad närvi, sest mind kiusati 7. klassis. Oi, kuidas kiusati. Meil oli niimoodi, et klassi tuli uus tüdruk. Ja noh, tore nagu ma olen, tutvustasin kooli, tegin teistega tuttavaks, nii edasi, siis ta hakkas minu pinginaabrit kiusama, on ju. Mina siis, noh, nagu ma olen, kaitsesin ikkagi oma pinginaabrit, on ju, ja mõtlesin, nagu olin temale toeks. Ja siis ma mäletan, nad käisid vist koos mingil peol ja lõpuks oli niimoodi, et mina olin terve klassi poolt kiusatud. Ja siis ma mõtlesin, et täiesti lõpp nagu, et ma olin see nagu ma jõin esimest korda ju alkoholi 21-selt või. Ehk siis mul olid koolid kõik asjad lõpetatud ja tegelikult kiusati mind pooleldi lihtsalt sellepärast, et ma ei käinud teistega koos joomas. Ja see on, me räägime 7. klassist. Ja saad aru, ja siis nad saadavadki sellest emast pildi, on ju, nagu portreepildi ja siis nad kirjutavad mingi lege megamind ju, miks see nii pikk on, ropendavad, on ju. See mingi 20 sentimeetrit ta pikkusele juurde ja lihtsalt ropsõnad, kõik värgid, särgid. Ja siis mul fitib 2 kätt sinna. Nii haige. See ongi haige, aga me ei saa midagi sinna teha. Meie ei lähe sinna seda nüüd korda looma, et... Ehk siis, kui sina meie väike vaataja tegeled selliste asjadega, siis lõpeta parem kohe ära. Ja ütle sõpradele ka. Jaa, see ei ole normaalne. Sa See saad ei ole. ilmselt ise aru suurena, aga see ei ole okei. See ei ole okei, jah. Kiusamine on väga Me paha. kõik oleme erinevad. Jah, me oleme kõik erinevad ja tead, kunagi ei tea, kuhu sa ise jõuad. Jaa, nii et Ja on olemas karma. rohkem headust, rohkem armastust ja lihtsalt see inimene, keda sa kiusad, ta võib olla tulevikus nagu sinu boss, vaata. Aga vaata, kui sa teda kiusad, siis ta ei saa kunagi su bossiks, sest et sa kiusasid teda kunagi. Nii et siis sa oled lihtsalt töötu. Jah. Ma lähen nii marru. Ei, noh, õige asja eest lähed. Tore, et sa sellise asja pärast maru lähed. Ma lähen ka. Ja, minul vist, ma isegi ei teagi, kas ma olen nagu selliseid asju kuuldes või nähes nagu rohkem vihane või kurb. Et mul on nagu sellest inimesest kahju ja samas mul on nagu sellest ka kahju, et miks te nii lollid olete. Et ja tõesti ma kujutan seda ema tunnet seal kõrval ka, et mitte, et ma ema oleks, on ju, aga kuidagi mina mäletan, ma ka kodus nutsin. Aga ma olin hästi tugev selle koha pealt, et ma olin see, et mina ennast muutma ei hakka nende pärast. Ja ma 7. klassis. ja ma hakkasin täiega vastu, ma hakkasin vastu ja ma käisin pärast ju, küll ma käisin mööda kõiki õpetajaid, pidin mingeid allkirju korjama ja siis mul vanemad käisid õppenõukogus ja mind tõsteti teise klassi üle, noh, paralleeli, sest paralleelidega ma sain hästi läbi vahetunnis, mul oli korras, vaata. Mul oli ainult enda klassi sees, sellepärast, et mingid paar tükki arvasid, et kes olid siis nagu klassi liidrid, arvasid, et need on lihtsalt nii lahedad. Aga mul olid nii palju paremad hinded ka, siis ma sain teise klassi. Et
et ei olnud probleemi ja endiselt ma ütlen, kõik rasked asjad, mis me oleme üle elanud, need tulevad meil miskis mõttes kunagi kasuks, on ju. aga samas võivad jääda ka trauma tekitada, no jah, võivad, aga samas ei pruugi ja noh, mina näiteks õppisingi seda praegu tagantjärgi mõeldes, et ma mõtlen, et ma olin tõesti tugev tüdruk nagu juba selle vanuselt. ja me oleme pausilt tagasi. Ja me oleme tagasi tõesti, meil juhtus siin lihtsalt selline asi, et meil tuli pikk tunniajane podcast siin teiste inimestega, kes siia tulid vahepeal. Jah, me oleme lihtsalt Leiutajate küla kontoris ja kuna me ei saa seda kontorit endale eraldada päriselt, siis me peame arvestama sellega, et kui mõni ülemus tahab tulla siia ka juttu rääkima või puhkama ja, või tegema midagi, ma ei tea, sööma, kohvi jooma, siis oi, kus me kuulsime põnevaid jutte. Oi, me kuulsime põnevaid jutte. Jälle käisid kuulsuste nimed läbi, aga vot. Ei saa rääkida. Me ei ole salajutu podcast ja kuigi me võiksime olla, sest et tegelikult meil on neid jutte väga palju. No aga kui te küsite, et miks te siis kontoris olete, mitte kusagil mujal, siis lihtsalt kuna jõulumaa ei ole veel alanud, siis praegu toad on lihtsalt nii külmad, et varbad hakkasid külmetama ja me kolisime kontorisse, kus on mõnus ja soe olla. Ja õues on päris karge. On jah, karge. Kuigi päikest nagu paistis täna. Aga täitsa karge. Oli tänane ilm täitsa karge, mul oli täitsa suur sall. Jah, no minul oli täitsa selline tunne, et peaks hakkama talvesaapaid kandma. Mina just viskasin enda ühed talvesaapad kahjuks ära. Enda lemmikud. Sest need olid, üks jalg oli pealt nii kulunud ja mul oli nii kahju, ma tegin seda nii raske südamega. Mille peale ma tuletan sulle meelde, et sul keldris on ühed rohelised, mida ma ootan. Ja see. Enne kui me pausile läksime, siis me rääkisime kiusamisest. Tead, las see jääda, aga ma ei hakka jälle vihaseks minema. Kets juba rahunes maha siin, ehk siis me enam vihaseks ei lähe. Ja mis ma võin öelda, on see, et järgmises osas juba näiteks, kui te meid näete järgmine kord, siis mina olen jõudnud juba reisil vahepeal veel käia ja soojal maal. Nii et siis te näete teda väga jumakana. No, mine sa tea, võib-olla mul juhtub niimoodi, ma lähen lihtsalt punaseks. Dubai mõjus mulle muidu hästi, sest et seal ma läksin kohe pruuniks ja tõesti ma olin nagu väga pruun, pole kunagi nii pruun olnud kui seal. Ma lähen muidugi sükseks mustjas pruuniks. Ehk siis ma ei tea, kui palju mina sükest päikest tahan väga saada. Ma väga loodan, et ma lähen pruuniks ja ma väga loodan, et see reisikene annab mulle puhkust, sest praegu ma olen nii väsinud. Nii väsinud. Kui te tahate teada, siis mul on kuus täpselt 4 vaba päeva. Mis ei ole ka tegelikult vabad päevad. Meil selle tunni ajaga, mis me vahepeal muud juttu rääkisime, on tekkinud siia pisikesed tilukesed kärbsekesed. Nad olid juba enne ka kusjuures. Sul on Triinu jääb kohvikest ja... Ma seda ei taha, kärbsed tahavad ka seda. Mul paar tükki juba siia sisse ära surnud. Nii rõve. Aga see on edu. Elu ja elu on ka... Ma ei taha, mul ei ole midagi öelda. Tad ei ole mitte midagi öelda. Oota, me peame nüüd mõtlema, mis me rääkisime üldse peale kiusamise ja kõige. Me rääkisime tegelikult seda, et jah, me rääkisime küll suurelt siin sedast kooli kiusamisest, mida ei saa nagu, meie ei saa siin öelda, on ju, et me saame öelda, et ära kiusa, aga see, mis see tulem on ju, seda me ei tea. Aga selle teemaga, et meil tulid siia külalised vahepeal sisse, kellega me jutustasime siin tund aega, siis neile me seletasime ka, et et me teeme podcasti, et me praegu rääkisime kiusamisest, siis minu arvates sealt tuli põnev teema selle koha pealt, et me võime mõelda, et koolikiusamine tegelikult jätkub kogu elu, on ju. Et et küll on töökiusamised, tegelikult täiskasvanud on, kes kiusavad, on ju. Kõik mingid sellised asjad, et seda nõmedat käitumist on ikkagi nii palju.
no minu arust see sama on ka kiusamine, et sa võtad emalt lapse ära. Nagu täielikult, minu arust see on puhas kiusamine. jah, Aga mis teha? See selle Elu ja armastusfilmiga mul lihtsalt tuli veel meelde, et kui te küsite, kuidas mul läheb peale lahkuminekut, siis ma ütlen, et hästi, aga kui ma vahepeal nagu üldse ei nutnud, siis näiteks too päev, kui ma vaatasin seda Elu ja armastust, too hetk, siis ma läksin nagu peale seda tööle, onju, ja siis ma tulin töölt koju, aga vaata, mul oli kõik väsimus ja kõik asjad juba see, et kui ma vaatasin seda filmi, siis ma juba mõtlesin nagu, tulid jälle mingid asjad esile, vaata. Ja siis ma tulin koju ja siis ma nutsin. Ja, aga lihtsalt tõi nagu esile, vaata. Vaata, tõi esile. selge. Aga kas sul ei ole olnud seda, et sa näiteks, sina sõidad bussiga, mina sõidan autoga, onju, aga et see... Ma sõidan trammiga. Või trammiga, onju, ma ei tea, kas... Tegelikult ma liigun enamasti jala, sest mul on lihtsalt kõik käe kõrval. Jah, no mida ma selle liikumisega lihtsalt mõtlesin, on see, et mina autos kuulan enamasti nagu, mul on alati mingi Spotify list peal, onju, kuulan muusikat, siis mul on olnud küll niimoodi, et ma kuulan mingeid lugusid ja need lähevad mulle järsku kuidagi nagu järsku nagu nii hinge, et ma võin lihtsalt vesistada täiesti tühja koha pealt nagu autos lihtsalt sellepärast, et mingi hetk mingid sõnad nagu puudutasid sind. Et varem on ka näiteks mingi laul meeldinud, aga mingi hetk see lihtsalt puudutab sind teistmoodi. Ja sellega seoses, mis see oli mingi, et sul võtab äkki oli 7 aastat üldse aega, et nagu päriselt nii-öelda mingi, et unustada ära inimesi on nagu, et unustada inimesi ära, et nad üldse need inimesed eksisteerivad, vaata. Oli vist 7, võib-olla ma ajan pada, aga et nagu, et 7 aastat või oli 13 või ma arvan, et see siukest. Äkki oleneb mitte sellest, et kas ma unustan inimese täielikult ära, vaid see unustamise aasta äkki on mõjutatud ka sellest, kui lähedane sa selle inimesega oled, on ju. Ehk siis ma mõtlen, ma olen nii paljudega koos töötanud ja ma pooltel ei mäleta nägugi. No jah, seda nagu nii. Et kui ma temaga tegelikult nagu kokku ei puutu niimoodi või isegi kui ma näen teda iga päev, on ju, aga ma temaga mingisugust sidet nagu ei loo, nagu vaimset sidet, kas või see sama, et ma iga hommik käin ja räägin 3 sõna temaga, siis tegelikult ta läheb mul meelest ära, sest me ei ole, me nagu näeme, aga me nagu ei suhtle või mis see õige lause on, et äkki see natuke loeb ka ikkagi. Et kui hästi ma seda inimest tean, et kui ma teangi väga hästi, siis vaata Leinal öeldakse ka, et 10 aastat. Ma ei unusta ära, aga selles mõttes, et ma saan vähemalt sellest tundest üle. Just. Ja kui te tahate kortereid osta, siis praegult on kõige õigem aeg. Sain mina meie tänaselt puuduvalt saatekült teada. Ta rääkis mitmeid põhjuseid mulle, et miks peaks praegu korterit ostma. Mina tahaksin kusjuures Marianniga väga sellel teemal rääkida lihtsalt mul on väga raske uskuda seda, et nüüd on 1 aasta praegu nagu korteri hinnad langevad selle jutu järgi, praegu me peaksime kortereid ostma, on ju. Minu arust ütles, et nõudlus on väiksem ka. Ja nõudlus on väiksem, nagu nõudlus on väiksem ka sellepärast, et on see sõjaoht, on ju. Et et kui sa oled, et kui muidu ostavad kortereid välismaalased, on ju, et ma ostan endal mingi suvekorteri siia, on ju, või käin ükskõik kui palju, aga mul on siin see mingisugune kinnisvara olemas, siis nüüd, kui on ikkagi, ma ei taha öelda sõjaoht, aga selles mõttes seda ikka räägitakse, et meil võib 2026 sõda olla, et ma olen neid kuulnud küll, on ju. Ehk siis, aga see teeb kohe nagu ostja jaoks selle Eesti kui kinnisvarariigi, on ju, palju ebaatraktiivsemaks ja sellepärast need võib-olla neid osta ei taha, mis teeb selle, et nõudlus on nagu palju väiksem, on ju. Aga
noh, sellepärast, et kui sa ostad praegu korteri siia on ju 200 000-ga ja sul 2 aasta pärast on sõda, siis see korter ei ole enam mitte midagi väärt, on ju. Võib-olla sul ei olegi enam korterit, on ju. Noh, et kui me hakkame mõtlema nagu eriti niimoodi suurelt. Aga ma mõtlen lihtsalt selle peale, et kui me räägime nagu majanduse mõttes on ju, et hakkaks nagu korterit ostma, et praegu on languses, ostke, sest järgmine aasta tõusevad, siis ma tahaks nagu küsida seda või seda teist arvamust sinna kõrvale, et aga kuidas järgmine aasta tõuseb, et kui meil nagu kõik maksud nagu tõusevad jaanuari, noh, mitte kõik maksud, aga meil tuleb järjest mingeid makse juurde, on ju, meil hinnad tõusevad, siis nagu kuidas mul tuleb see korteri ostu võimekus, kuidas see võimekus mul kasvab, kui ma tegelikult pean järjest rohkem enda palgast ära andma? No kui sa elad näiteks üürikorteris, siis sa ei anna, kui sa ostad selle korteri kodulaenuga, siis sa nagu, noh, selles mõttes sa ei anna ju rohkem enda raha ära, et noh, ostad korteri ja see laen, mida sa maksad nagu kuus näiteks 300 eurot, siis üürikorterit sa maksad way rohkem. Ei, aga see on ju kogu aeg nagu, aga ma lihtsalt mõtlen nagu ostu mõttes, et kui me tahame öelda, et kinnisvara hinnad hakkavad järgmine aasta tõusma, siis no, lihtsalt selle koha peal. Ärme ütle järgmine aasta, sest et see võib olla 2 aasta pärast. Või 3 aasta pärast. Yeah. No see on minu arvates nagu loogilisem, et see aeg on nagu pikem 3, 5, 7, midagi sellist on ju, mitte niimoodi, et no, et see aasta langesid, järgmine aasta tõusevad. Lihtsalt miskipärast ma ei taha uskuda sellesse, et see intervall on nii väike, et nii lühike, et on nagu no nii, täna on detsember, täna langeb, jaanuar tuli. No me ei saa nüüd on need üleval, vaata. Praegu korteri hinnad oleks odavad. Aga lihtsalt mõne hetke pärast no võivad olla lihtsalt veel kõrgemad. Ei, no siin alles 5 aastat tagasi ma ütlesin, et noh, 10 aastat tagasi oli see hästi suur nagu hindade tõus on ju, see oli üle 130%, ma võib-olla valetan, aga see oli üle 100%, mis kinnisvara hinnad nagu tõusid. Ma tean seda sellepärast, et mina tahtsin Viljandisse osta korterit ja ma vaatasin, et jumala normaalsed korterid olid, no küll 56 000, küll mingi, no ütleme alla 60 000 ma oleks saanud nagu hea suurusega korteri endale heas osas Viljandis on ju. Aga nüüd need samad korterid, kas need samad või samaväärsed, et need siis järsku olid muutunud 150 000-steks, vaata. Et noh, mis on nagu uskumatult suur summa, eriti nii väike linna kohta on ju. Kui Hiiumaal minu tuttav ostis endale korteri 5000-ga, mis on 3-toaline või 5 või 7, siis mina ikkagi käisin juba 3 korda rohkem raha välja, et saada oma 2-toaline on ju. No jah, aga kes oleme meie, seda teemat siin, või noh. Ma lihtsalt selles mõttes, me peame Maarjaga selle ühe osa tegema. Mul on vaja seda kedagi, kes mul seletaks või kes mõtleks lihtsalt selles mõttes kaasa, et miks see niimoodi on. Just see arutelu, vaata, et kui sul tekib arutelu, siis tulevad ka vastused on ja kui arutelu ei ole, siis ei teki ka vastuseid või mingisuguseid ahaa või ohoo efekte on. Ma arvan, et Maarja on mingi inimene, kellega seda arutada ja kindlasti me saame mingi osa teha nagu üldse sellel teemal. No kinnisvara on üldse põnev. Ehitamine, kõik need on ja ma siin tahan praegu endal korterisse on ja põrandat panna. Põranda hinnad on tõusnud. Et alles vaatasin, mis see mul läheks maksma. Nüüd ma vaatasin, et enam-vähem 2000 ma peaks arvestama selle põranda eest, mis ma tahan. Enne oli see ligi 1000. Mina ei tea, kas ma tahan midagi erilist, aga tegelikult ei taha. Noh, selles mõttes ma tahan täis puitu. Pluss köögihinnad ja kõik siuksed asjad, mis jälle on põnev teema on ju sellepärast, et kui sa tellid endale, minu arvates see on selles mõttes põnev teema, et on need IKEA on ju. IKEA teeb jumala ilusaid asju tegelikult. Aga vaat see sama tellimine, et kui sa tahad mõõtu, et kuidas seda teha, et ja kui palju see siis maksma läheb või on mõistlik minna ja lasta projekteerida endale köök või lasta nagu
teha kellelgi tuttaval, ma ei tea, tisleril. jah, just. No ma mõtlen lihtsalt, et nagu vaata neid võimalusi on nagu nii palju, kust mingi asi tellida. Okei, andke andeks. Saate kõik teada minu kodu seisu. Mul ei ole kööki, mul ei ole põrandat. Aga tal on elektripliit ja õhufritüür. Ja mul on elektripliit ühe auguga, mida saab tõsta laua peale või põranda peale või kapi peale või külmkapi. Teed sa tihti põranda peal süüa? Ei ole teinud. Tead, mul on kass. Jaa, aga... Mul on kapi peal ja vot elektripliiti ma kasutan iga päev, sest mina söön putru hommikuti. Ega sa ei pane tähele kah, kui sul need kassikarvad seal toidu sees on. Kusjuures sellega mul tuleb meelde, et mu Facebookis sattusin ühele arutelule ka peale, kus oli äkki mingi tutvuste nagu portaal. No see lõi mul lihtsalt esilehele, sest et nii paljud inimesed olid reageerinud sellele. Ja siis üks mees nagu saatis või pani pildid, vaata sinna nagu enda tehtud toitudest. Ühe pildi peal oli nagu kass köögikapi peal. Ja kirjutas sinna, et tahaksin väga naist, kes tahaks nautida nagu mu sööke. Mulle väga meeldib kokata, aga vaata, ma olen ise juba ennast paksuks söönud. Okei, seda ei olnud, kass on paksuks söönud. Mul on vaja naist, kes tahaks, kellele ma saaksin kokata, vaata. Ja siis kõik olid mingi, nii tore postitud, bla. Ja siis üks naine oli seal nagu, et sellist sööki ma küll ei sööks, kus kass köögikapi peal on. Ja siis mina mõtlesin, et see kõlas täpselt niimoodi, et mul on vaja naist, et tema nüüd paksuks sööta. Paksuks teha. Aga ja siis hakkas seal nagu see arutelu ja mis ma sealt välja lugesin, oli see, et tegelikult ma ei mäleta, aga äkki olid mingid rohud nagu, mis kassikarvu, appi ma ei tea. Rohud, mis kassikarvu? Nagu, ma ei tea, oota, ma igaks juks ei ütle, sest et ma ei ole kindel. Aga seal oli mingi teema. Sorry kutid. Olgu, igatahes osadele ei sobi see, et on kass köögis. Jaa. Aga no ma ei tea, nagu nii ma olen pigem nende poolt, kes seal olid nagu, et sul on igasuguseid asju õhus, sul on igasugust asja, hingad sisse, sööd sisse, kõike teed, sul on kodus kass, jah, sisa surma pole keegi surnud. Jah, sa ei näe neid karu, vahepeal juhtub, vaata, et nagu olen ma restoranis, mul on söögises karru, siis ma olen nagu olen ma kodus, mul on söögises karv, tõmban välja. Ma vähemalt tean, et ma olen ise selle toidu teinud, tean, et minu juhuse karv läks sinna, tõmban välja. Mitte, et mul oleks seda olnud, aga nagu kunagi ikka, aga praegu mul ei tule meelde, aga lihtsalt mõtlen, et nagu oma asjad kuidagi nagu, ma mõtlen, et ma olen kuskil, vaata, no näiteks siin samas. Enne kui ma tassist joon, võtan kapist puhta tassi, ma loputan ta veega üle, enne kui ma seda kasutama hakkan, vaata. Minul oleneb vist kohast. Kui ma siit kapist võtan, kontorist kapist, siis ma ei loputa üle. Alt keldrist võtan kapist, siis ma loputan üle. Kodust võtan kapist, ma ei loputa üle. Aga appi, sellega mul lihtsalt tuli meelde, ma käisin kunagi ühel sõbrannal külas. On ju. Ja läksin külla, ma olin siis suht noor. Õudselt kutsus. Kortermaja oli, läksin sinna kortermaja sisse. Nii sassis toad. Nagu tuli ema ja vanaema elasid kodus. Ja need toad olid nii sassis, et ma olin täiesti moodi, kas nii saab ka elada, sest minul on kodus ikkagi suht pedandid kõik, on ju. Ja siis ta küsis minu käest, et kas sa teed tahad. Siis ma ütlesin, ma võin juua küll. Siis ta tõstis mulle tassi laua peale. Ma vaatasin tassi, ütlesin, ma tegelikult ei taha ka, et ma mõtlesin ümber. Lihtsalt selle pärast, et see tass oli nii must, et ma mõtlesin, jah. Triinu on ka ikka täielik pedant, näiteks sa oled ta elutoas, vaata, kõik on korras, diivanil on, telekas on seal teisel pool seina, aga võt, keset tuba on üks pruun tool,
see tool on sellepärast, et ma praegu punun neid säärepaelu. Ma tean, see on lihtsalt naljakas Aga see on naljakas vaatepilt, jah. Lihtsalt üks tool keset tuba. See on selle jaoks, et Nagu säärepaelad siin külge õmmelda. Kummitus istub seal ja vaatab Mul kass käib istumas seal. No, mõt. Et mina ei ole tegelikult nii pedant, mul oleneb. Kui ma alustan mõne uue projektiga, siis mul peab olema kõik nagu laitmatult korras puhas. Mul võib olla see, et ma pesen aknad ka enne puhtaks, et ma ei saa lihtsalt istuda maha ja rahulikult tööd teha, kui mu ümber on korralagedus. See võib olla natuke nagu teeb mul seda ka, vaata, et märgist on nagu mingi märk sellest, et võib-olla mu peas ka siis on korralagedus, et nii nagu mul tegib nagu rohkem stressi või asja, siis mul kodu läheb ka palju rohkem sassi. Et küll ma ei jõua siis oma kaussi ära pesta või üks hommik oli piinlik, siis ma ei olnud voodit ära teinud. Teate, kui vastik on töölt koju tulla, kui sul on voodi tegemata. Ja, või kui sul on tuba sassis. Või kui on tuba sassis, siis sa lähed uuesti närvi lihtsalt selle peale, et sul on tuba sassis. Ja kui sa lähed magama ja tuba on sassis ja ärkad hommikul, vaata. Sa ei saa ärgata, tuba on sassis, sul on kõik juba. Kõik on juba pahasti. Aga see, kuidas sul psühholoogia kursusega läheb? Me oleme ju kursusekaaslased. Me oleme kursusekaaslased, jah. No, minul on niimoodi, et ma ei ole sellega praegu mitte kusagile jõudnud. No küll jõuad. Aga käisin Viljandis kodus ema juures, küsisin tema käest, et ega sul mõnda põnevat raamatut ei ole näiteks arengupsühholoogiast, sest ma tean, et tema on ka seda nagu läbinud. Ja siis ma olin just arengupsühholoogia sellel. Või tegingi just seda. Sest arengupsühholoogia tundub mulle hästi põnev. Ei, see oli kusjuures ta nagu hästi nagu ma tundsin, kui ma kuulasin neid asju ja lugesin, siis mul oli siuke tunne nagu ma hakkaks saama lapse vanemaks. Sellepärast, et seal nagu vaata rääkis nagu sellest, nii-öelda lapsest. Lapse areng. Lapsest. Ja siis ongi mingi, et kuidas nagu mingi, need väikse lapse mingi rääkimise etapid, et kõigepealt on see, siis mingi lalisemine, siis siuksed asjad. Siis mul siuke tunne, nagu ma hakkaks emaks saama praegu. See on see, mis minul oli, siis kui ma õpetajaks õppisin, siis oli see, appikene, mul ei tule see sõna meelde praegu, igatahes vaata ei ole, on ju. Need on need ained, kus sa õpidki siis nagu õpetajaks, on ju. Ja siis, kuna mina õppisin kunsti ja ettevõtlusõpetajaks, siis kunstiõpetuses ongi see üks arenguetapp, on ju, kus lapsed joonistavad peajalgseid, ehk siis pea küljes tulevad otse jalad alla ja jalgade küljes on käed, on ju. Ja seesama, et kuidas nad arenevad ja kuidas arengule kaasa aidata, siis ongi seesama, et keha näiteks ei ole, et siis sa saadki küsida, aga nüüd ta sõi hästi palju banaani või sõi hästi palju arbuusi. Kuhu see arbuus läks, on ju? Ja siis see laps hakkab mõtlema seda, et siis ta joonistab talle kõhu võib-olla. Või seesama, et ta kaela ei joonista, siis saad öelda, et aga tal, et joonista nüüd mulle seesama Mari on ju siia pildi peale, aga niimoodi, et Maril on köha ja ta peab endal salli kaela panema ja siis ta hakkab seda kaela joonistama, on ju, et kuidas sa nagu arengule kaasa aitad sellega, et saada siis sellest peajalgsest nagu tegelikult inimese moodi nagu olend kätte. Et sellepärast ma ütlengi, et ma tean, et mind huvitab see arengupsühholoogia, kus maal nad on, seesama näiteks et ma olen andekus on ju, et 6. eluaastani me oleme kõik andekad ja siis alles hakkab tulema see, et siis me teeme kõike õigemini, et kõik joonistame, kõik laulame, kõik tantsime, kõik teeme sporti ja nii edasi. Ja pärast seda meil alles tuleb välja see, mis meile tegelikult nagu meeldib, on ju, et kellel meeldib rohkem joonistada, kellel rohkem sporti teha. Ehk siis 7 sealt nagu 6+ eluaastast siis hakkab see välja tulema, et millega laps rohkem tahab tegeleda ja kui ta jääbki joonistama, siis ta arvatavasti on väga andekas kunstnik kunagine. No mina näiteks õppisin ka seda, et kunagi nagu arvati, et need neuronid, närvirakud siis nagu, neid on hästi palju on ja siis osad neist siis nagu nii-öelda surevad ära. Aga tegelikult on niimoodi, et nad jäävad, suravadki ära ja siis need, mis jäävad alles, siis neid nagu hakatakse kasutama, on ju, nad loovad need mingi ühendused, need, mis ühendusi ei loo,
siis need surevad ära, on ju, aga tegelikult ikkagi elu jooksul neid neuroneid nagu tuleb juurde ja siis ühendavad, ei ühenda, kes ei ühenda, surevad ära. Ja neid ühendusi saab nagu tugevdada siis lihtsalt juba selle kordamisega või selle sama millegi läbi elamisega, on ju, ehk siis praktiseerimisega põhimõtteliselt neuronid lähevad tugevamaks siis, on ju. Ja ei midagi rohkem. Midagi rohkem ei olnud. Aga jah, selle psühholoogia kursusega tõesti ma suure hurraaga läksin, aga praegu ma ei ole tõesti leidnud aega piisavalt, et süveneda ja teha oma kodused tööd ära. Koduseid töid peab tegema. Ma praegu on 1 tegemata. Tegelikult 2 kohe. Kohe, jah. Ma pean mõtlema, et siis, kui ma hakkan nüüd Hiiumaale tagasi sõitma, siis see on nii piisavalt. Siin Viljandisse hakkan sõitma siis hakkan. Ma lähen hambaarsti juurde. Ja lihtsalt täiesti teine teema. Ja üks päev siin mõlgutasin mõtteid. Et mina olen viimased aastad ma olen nüüd tööl olnud, on ju, koolilapsena, ma olin koolilaps ka tegelikult veel eelmine aasta. Aga põhimõtteliselt kõik raha läheb nagu kooli ja elamise peale või selle sõidu peale, kätte ei jää mitte midagi, on ju. Ja ma olen lükanud hambaarstil käimist nagu hästi palju edasi. Ja siis mul eile just tehti nagu öeldi, et aga miks sa siis varem ei ole läinud, et miks sa lased endal mul lihtsalt pool hammast on puudu, et miks sa lased selle nagu nii kaugele minna, on ju. Ja siis ma ütlesin, aga kui hambaarsti arved on nagu nii suured, et ma mõtlen, et kui mul on kontol nagu 500 eurot arvestatud sellele, et ma lähen hambaarstile ja ma kardan, et huvitav, kas sellest tuleb välja, siis see natuke on nagu selline, et aga need arved lähevad aina suuremaks, mida kauem sa lased olla sellel ilmselt. No jaa, aga kui sul ei ole ka võtta seda 100 eurot, on ju, et sa paned selle sinna hambaarsti alla, siis mõtlesin, tegelikult on ikka see jube nõme. Et mis see haigekassa poolt on, see 30 eurot või ette nähtud? Ma ei tea, mis see summa täpselt on. Minu arust oli mingi 30 eurot. Aga seda ma mõlgutasin küll, et öeldakse, et tule siis, kui sul kohe läheb ja bla bla bla, on ju. Aga see tähendabki seda, et sul peab ikkagi see südamerahu fond olemas olema, mitte tühjaks kulutatud mingite teiste nagu südamerahu asjade jaoks on ju, asjade pärast on ju, et minul olid siis seesama, et kui ma käisin Tartus koolis, see tähendas minu jaoks nagu põhimõtteliselt 300 eurot oli 1 nädalavahetus on ju, millega ma pean arvestama, kui ma tahan Hiiumaalt saada Tartusse ja ööbida vahepeal ja jõuda koju on ju, mis tähendab, et mis see minu palk peab olema on ju. Et kui sellist asja nagu tööandja ei rahasta, mida ma ei arvagi, et ta peab minu nagu ma ei arvagi, et tööandja peab minu nagu kraadiõpet rahastama, aga kui seda ei ole, siis tegelikult sa ju elad kõik selle raha maha, mis sa nagu teenid ja siis mõelda lihtsalt, et kus ma panen selle hambaarsti raha kõrvale, on ju. Siis see on nagu päris nõme ja mõtlesin, et ühiskond nagu tahab, et või seda surutakse nii peale, et mine nagu kohe, on ju. Aga nagu reaalselt, kui sul raha ei ole, siis see ei lähe ja siis me mõtleme, et kui praegu ei oleks nii, et mul oleks nagu, et ma ei peaks nagu maha sõitma seda kõike raha, mis ma teenin, on ju, siis põhimõtteliselt ega ma ikka veel ei saaks sinna hambaarsti juurde minna või. Igatahes nii tobe. Ma loodan, et te saite aru, mida ma mõtlen, et ma arvan, et nad said. Jah, sest ma rääkisin sellest nii pikalt ja laialt. Ma arvan, nad samastuvad. Nad samastuvad, nagu mina samastun elu ja armastusega. Igatahes, kui te olete noored, alla 18 käite koolis, siis laske enne teha oma hambad korralikult korda, enne kui te saate täisealiseks. 19 on see vist või? Võib-olla on 19, aga nagu kuni teil on tasuta hambaravi riigi poolt, kasutage seda. Ma pidin minema, aga ma ei jõudnud. Aeg läks nii kiiresti, siis ma olin nagu nii, ma kindlasti käin ära enne, kui ma nagu, kui mul see läbi saab, vaata. Ja ma ei jõudnudki. Kusjuures ma olen kuulnud kõlakat, et praegu üldse noortel on väga raske hambaarsti aega saada. Meil oli hambaarst kooli juures, aga paljudel linnakoolidel ei ole hambaarsti koolis, on ju.
ja ma olen praegu, nüüd just viimasel ajal kuulnud seda kõlakat, et hambaarsti juurde noored ei saa aega, sellepärast et noh, hambaarstile tähendab see teistsugust töötasu ka, võite vaielda, ma ei tea. Aga kuna see on kõlakas, siis tal võibki siuke nagu paha mekk olla natuke, et ma ei tea, kas nii on. Mina ju enam noor ei ole, seega mina nii tasuta hambaravi ei saa ja mina ei ole ja mul ei ole ühtegi last ka, nii et ma ei ole Kui sul pidanud. oleks laps, siis sa saad tasuta või? Mina ei saa, aga laps saab tasuta. Okay. Vaata, ehk siis kui mul oleks teismeline laps on ju, kes tahab minna hambaravile, siis ma saaks öelda, et kas ta saab hambaarsti aega või ei saa, on ju. Nii et kommenteerige siia video alla. Kas te saate hambaarsti aja kiiresti? Tasuta hambaarsti aja? No kuigi Või kas teie lapsed täiskasvanuna saavad? ma ootan ju ka kaua. Ma ootasin ikkagi. Mina ei ole kunagi kaua oodanud minu arust. Mul läks üle kuu praegu. No, kuu aga on võib-olla see oli natuke seotud sellega ka, et mul oli vaja nädalasisest päeva, kus ma saan minna hambaarsti juurde, sellepärast et muul ajal nädala sees ma olen üldiselt tööl, nii et ma pidin ootama, millal ma saan töö juures selle ühe vaba päeva võtta, et minna päriselt hambaarsti juurde. Sa Pariisi vabad päevad võtsid juba või? Juba rääkisin sellest. Super. Ja võib-olla mina tulen oma vahepealselt Soojamaa reisilt tagasi uue tatoveeringuga. Sest mul on siukse mõtted, aga eks näis. Ma mõtlesin, et sa tahad öelda BMW-ga miskipärast. Ma mõtlesin, et võib-olla mina tulen oma Soojamaa reisilt tagasi mõne uue peikaga. Ja ma sain aru, ma mõtlesin BMW ära ja siis Kets mõtleb ikka peikaga. Ei, aga uue tatoveeringuga võin küll tagasi tulla peikadest. Ei taha kuulda. Äkki võtad endale ühe minni? Mis see on? Kas ei olnud Egiptuse reis, kus oli see minni või? Mingi reis, jah. Ja, kus minni kostüümi sees oli siuke suurkarvane mees. Ei, seal ei olnud suurkarvane mees. Okei, seal oli väike silemees. Suurkarvane mees oli. Sul ei meeldigi suured karvased mehed või? Mulle karvased ei meeldi. Olgu. Või noh, ei tea, ei ole kunagi olnud ühtegi meest. Aga Vähemalt tead, mida jõuludeks kinkida. Mida? Karvane mees või? Ei, kuidas neist vabaneda? Karvastest meestest, karvadest. Oota, mida? Mis jõuludeks kingid? Et kui sul on karvane mees, siis sa vähemalt tead, mida jõuludeks kinkida talle. Ei. Olgu. Ma ei hakka. Ei ole, kusjuures, ma ei kingi ühelegi mehena, ma ei kingi jõuludeks mitte midagi. Ja kusjuures mina küll mitte ühelegi mehele mitte midagi jõuludeks ei kingi, see kõlas täpselt nii. Ma ei kingi? Jah. Sa kahtled minus, ma ei kingi ühelegi. Ma ei kahtle sinus. Ma arvan, mitu aastat ei kingi. Reaalselt nagu, ma ei tea, mul on nii suur võim. Aga esimesed jõulud üksinda, nagu ilma kaaslaseta, nii haige. Kuule, jõuludeni on veel aega. Ma tahan seda elu ja armastusraamatut lugeda, ma ei taha üheski meessoost isikust kuulda. Kuule, me käisime... ei midagi. Mul hakkas põnev. Ei hakanud põnev. Ma sain aru, et see on natuke taktitundetu jutt, nii et ma ei hakanud rääkima. Okei, jäta meelde, pärast räägid. Igatahes, sulle meeldib pigem, kas sulle meeldib nagu karvase selle rinnaga näiteks? Mulle karvane rind ei meeldi. No selles mõttes ma pean ütlema, et oleneb sellest karvkatte nagu paksust. Ei no ikkagi sellepärast, nagu et kui ta ikkagi on no, siuke särgi alt näed, vaata läbi. Sest ma räägin, et ma olen käinud niimoodi vaata näinud. Teine on see, nii andke andeks karvarinnad ja karvaseljad. See on okei, sest osadele ju meeldib. On ja osadele väga meeldib. See on tähesti fine, meile ei meeldi. See ka, kui selja peal on need hästi pikad karvad, siis tahad ka nagu patsi punuda, siis mulle see ka ei meeldi.
Ei tea ühtegi sellist. Okei, mina tean. Aga sellega peab ettevaatlik olema sellepärast, et seda asja öelda. Sellepärast, et meie vaatajate hulgas võib olla nagu... Sellepärast ma ütlengi, et väga palju on, kellele meeldib. Jaa, aga näiteks ka tüdrukutel on selja peal nagu, kellel on lihtsalt tulnud nagu geenidena. No, aga see on... Nagu siit palju karmasem. Aga no see... Ja nad on insecured. On. Ja see võis neile väga haiget teha praegu. See, kas minule karvane selg meeldib meeste juures või mitte, siis tüdrukud, teie ärge nüüd küll mõelge selle peale enda kohta. Ma arvan, et nii nagu ikka öeldakse, juba vanasti öeldi, igal potil on oma gaas. Ehk siis don't worry, be happy. Tüdrukute seljakarvad on väga ilusad. Sest tüdrukutele peabki patsi punuma. Igale. Nüüd pane ikka soola haava peale, on ju. Ei, aga alles vaatasin mingit, räägiti sellest samast, et kui naistel on liiga palju meeshormooni sees, vaata, no selles mõttes, et seda võib tekkida, on ju, siis hakkavad ka igasugustesse veidratesse kohtadesse karvad kasvama, on ju. Et see võib ka olla sellest ja selle vastu ei saagi mitte midagi teha, lihtsalt mõnel on antud seda rohkem. Kuhu näiteks? Kanni peale näiteks, nii et kannikad on täiesti karvased. Ei no tegelikult see on loomulik asi, mis sa sinna teha saad. See ei ole loomulik selles mõttes, et see ei ole kõigil, aga selles mõttes, et sa ei saa sinna midagi teha, kui see on sinu... Kui see on mingisugune asi, mis tuleb sinuga kaasa vaata, siis see nii ongi, noh. Ja kes olen mina, et selle peale öökida? Ja võib-olla endal ka ühel päeval hakkavad karvad kannika peale kasvama. Just. Nii, et ärge kiusake, ärme meie kiusa. Meie lihtsalt räägime, mis meile meeldib või ei meeldi. Või siis millest meil on lihtsalt mingisugune arvamus ja mina olen hästi avatud sellele, et argumenteerige vastu ja ma olen väga kergelt, mitte kergelt mõjutatav, aga selles mõttes, et kui tulevad õiged argumendid ja mulle öeldakse asju vastu, siis tegelikult see mulle meeldib ja ma hea meelega arutlen ja kui ma pean ka oma arvamust muutma, siis mul ei ole selle vastu mitte midagi. Ehk siis, kui sa põhjendad Triinule ära, miks siin rinnakarvad on mega ja see, et seljakaela peal on karvad, kuhu sa patsi puhunud, kui sa põhjendad ära väga hästi, siis Triinu võib enda meelt muuta. Ja ka mina ei usu. Ma pean ütlema, et ma arvan, et mind häirib selg isegi rohkem. Aga see peab olema tõesti see padi. Nagu... Lihtsalt käige seda laseritega. Siis ei kasva need karvad enam. Tehakse sükest asja? No ma mõtlen, naised teavad, miks mehed ei või. No see... Fotodepilatsioon. Okei. Ma mõtlesin, vajatakse laser. Jah. Aga kuulge, me juba peaaegu hakkasime siin lõpetama, ärge kiusake, olge nunnud, armastage ja mina lähen otsin endale nüüd millalgi kunagi võib-olla poole aasta pärast selle raamatu Elu ja armastus ja loen selle läbi ja ütlen teile, kuidas see raamat siis või keda raamatu tagasiside. Praegu mul ei ole aega, sellepärast, et ma teen tööd ja keskendun reisidele ja oma jõulumaa proovidele ja oma DJ karjäärile. Väga hea, räägi. Ja nii tore, tead, siis kui ma ütlesin ühes osas, et followge mind TikTokis, mul tuli mingi 10 followeri juurde. Nii, et kes mind veel ei follow, siis followge mind TikTokis, see sahiseb sul. Mind pole mõtet followda, ma ainult repostin. Ja näeme 2 nädala pärast. Näeme 2 nädala pärast. Ja tšau! Tšau! Karvane.